Kas ma võin küsida, milles mind süüdistatakse? Jah, ma võtan selle vastu. Üks hetk. Kas sa arvad, et ma hakkan vastu ja ei suuda sellest kontorist ilma uute käeraudadeta välja kõndida? Koolipiirkonna juhatajale pannakse käerauad otse tema enda kontoris. Kas te ei võiks mind kogu mu töökoha ulatuses käeraudades hoida? Kas ma võin paluda Andreil mu käekott tuua? Ja kas me võiksime tagauksest välja minna? Meil on šokeerivad süüdistused ning need on häirivad. Politsei kirjeldab, kuidas mitmekuuline uurimine õpilaste väärkäitumise kohta viis tagajärgedeni kooli juhtkonna kõrgeimal tasemel. See on On the Case, mida esitab Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Nüüd vaadake, me oleme selles saates läinud palju õpetajaid käeraudades ja seda erinevatel põhjustel. See on alati šokeeriv, kui seda näed. Aga ma ei usu, et ma oleks kunagi näinud koolipiirkonna juhatajat käeraudades. See on lihtsalt midagi, mida sa ei näe. Ja kui sa mõtled koolipiirkonna juhataja tööle, siis see on ikka päris suure vastutusega amet. Ma mõtlen, see on inimene, kes on õpetajate ülemus ja kes vastutab lõppkokkuvõttes hariduse taseme, aususe ja distsipliini eest kogu koolis. Nii et igasugused eksimused võivad põhjustada tõsist ja mõnel juhul pöördumatut kahju koolipiirkonna mainele. Aga mõnikord võib koolipiirkonna maine kaitsmine tõsiselt tagasilöögi anda. Ja just seda väidetaksegi olevat juhtunud selles konkreetses juhtumis. Nüüd nägite just politsei kehakaamera salvestist, kus ametnikud võtavad selle konkreetse koolipiirkonna juhataja vahi alla. Aga kõigepealt peate mõistma, kuidas me selleni jõudsime. Sukeldame kohe asja juurde. See kõik toimub Longviews, Washingtoni osariigis. See asub umbes 5 miili kaugusel Oregoni osariigi piirist. Ja üldiselt on see linn keskmise suurusega. Seal elab peaaegu 39 000 inimest. US News and World Reporti andmetel on koolipiirkonnas ligi 6400 õpilast. Niche.com annab sellele koolipiirkonnale hindeks B-. Administratsioonile anti eraldi hindeks B. Seega pole tegemist sugugi halva hindega. See on üsna keskmine koolipiirkond, vähemalt selle veebisaidi hinnangute põhjal. Mis tõesti silma paistab, on see, et väidetavalt kuulub see koolipiirkond kogu Washingtoni osariigis sportlaste poolest esi 50 hulka. Ja see on miski, mis võib piirkonnale tõsist tähelepanu tuua. Ja see on teave, mis on selle loo jaoks väga oluline. Räägime nüüd sellest koolipiirkonna juhatajast Karen Cloningerist. Longview Public Schoolsi veebilehe andmetel on ta olnud koolipiirkonna juhataja alates 2020 aasta suvest. Tema LinkedIni profiili on välja toodud mitmed haridusjuhtimise ametikohad alates 2010. aastast. Nii et selle juhataja ametiaja esimese 1,5 aasta jooksul ei ole Cloninger uudistes silma paistnud. Tundub, et asjad on kulgenud suhteliselt sujuvalt, vähemalt avalikkuse jaoks. Ja nende 2 õpilase šokeerivate süüdistuste kohaselt oli tegelikkus nende arvates tõest väga kaugel. Nüüd on meil olemas Longview politseijaoskonna põhjendatud kahtlustuse kinnitus, mis sisaldab kohtuekspertiisi intervjuusid mitme Mark Morrise keskkooli poiste korvpallimeeskonna õpilasega. Ja see ulatub tagasi 9. veebruarini. Nendes intervjuudes esitasid mängijad väga häirivaid süüdistusi väärkäitumises, mis pärinesid 2025. aasta novembrist kuni käesoleva aasta jaanuari lõpuni. Üks õpilane ütles kooli turvatöötajale järgmist. Alates hooaja algusest on teda ja teisi noortevõistkonna mängijaid korduvalt viidud põhimeeskonna riietusruumi, kus neid on seksuaalselt ja füüsiliselt rünnatud. Selle lõigu ülejäänud osa on liiga graafiline, et seda sõna-sõnalt ette lugeda. Teda ründasid seksuaalselt mitmed teised mängijad. Ühel juhul kasutati BioFreeze'i purki. 2 päeva hiljem, 11. veebruaril, pöördus politsei poole veel üks ohver kohtuekspertiisi intervjuul. Ta selgitas, et oli MMHSi esimese kursuse õpilane ja valiti mängima JV korvpallimeeskonnas. Seejärel kirjeldas ta 5 või 6 rünnakut, nii füüsilist kui ka seksuaalset, mis toimusid 5 või 6 erineval korral. Alates korvpalli esimesest nädalast ja jätkudes kuni 28. jaanuarini 2026 oli umbes 6 korral veel üritatud teda rünnata. Politsei andmetel selgitas ta, et mitu MMHSi esinduskorvpallimeeskonna liiget olid ta jõuga viinud esindusmeeskonna ruumi ja hõõrunud end tema vastu. Mängija mainis ka, et kasutati BioFreeze'i purki. Õpilane kirjeldas veel üht juhtumit, kus ta tiriti põhimeeskonna riietusruumi. Ta selgitas, et mitu põhimeeskonna liiget, tsiteerin, twerkisid tema peal ja nühkisid end tema vastu. Ta ütles, et mõnel neist olid riided seljas ja mõnel mitte. Ta selgitas, et nad surusid ta põhimeeskonna riietusruumis vastu valget tahvlit. Ta selgitas, et teda twerkiti nii tugevalt ja suruti nii jõuliselt vastu valget tahvlit, et tal tekkis puusale lõige ja sinikas.
Kogu intervjuu vältel tegi õpilane selgeks, et selline nöökimiskäitumine toimus iga kord, kui ta põhimeeskonna riietusruumi tiriti ning et peaaegu kõik põhimeeskonna liikmed, välja arvatud mõned mängijad, olid mingil hetkel nöökimises osalenud. Ta selgitas, et tema poolt nöökimiseks nimetatud tegevused seisnesid selles, et mängijad twerkisid tema peal, teeskusid tema peal seksuaalakti ning hõõrusid oma paljaid tagumikke või meessuguelundeid tema keha vastu. Need süüdistused ise on šokeerivad, häirivad ja ilmselgelt väidetavalt mindi nendega liiga kaugele ning see kestis liiga kaua. Nüüd tekib küsimus, millal sai mõni töötaja sellest teadlikuks? Üks õpilasest, Ohver, ütles politseile, et ta andis peaaegu kogu selle info edasi kooli direktorile, õppealajuhatajale ja korvpallitreenerile. Ta ütles, et teda kutsuti peaaegu iga päev 2 nädala jooksul enne tema kohtuekspertiisi intervjuud politseiga õppealajuhataja kabinetti. Siiski ütles ta, et jättis koolitöötajatele seksuaalse rünnaku üksikasjad rääkimata, sest ta ei tahtnud oma meeskonnakaaslastele pahandusi tekitada. Küll aga ütles ta, et tõi välja Biofreeze'i juhtumi ning ühe juhtumi, kus esimene õpilasohver ütles talle, et teda vägistati täielikult esindusmeeskonna ruumis. Nüüd ütles ühe ohvri ema samuti politseile, et sai 29. jaanuaril kõne õppeala juhatajalt, kes ütles talle, et meeskonnaga oli midagi juhtunud. Ja alles järgmisel nädalal, 4. veebruaril, oli naise poeg juba pöördunud õppeala juhataja poole seoses väidetava rünnakuga. Aga õppeala juhataja ütles talle, et käimas on uurimine. Seega tegeles kool selle uurimisega ise. Ja Tapsei sõnul mõned väidetavalt seotud õpilased eemaldati nende käitumise tõttu koolist. Millal siis õiguskaitseorganid sellesse juhtumisse sekkusid? Politsei raporti kohaselt teatati 8. veebruaril politseinikule Mark Morrise keskkoolis toimuvast aktiivsest uurimisest, mis oli seotud tulirelvaga ähvardamisega. Samal ajal sai politseinik teada ka sellest, et koolis plaanitakse järgmisel päeval massilist väljakõndi, mis on seotud väidetava seksuaalse rünnakuga ja võib olla seotud korvpallimeeskonnaga. Samal päeval teavitas üks lapsevanem teist politseinikku, et tema poega on meeskonnas seksuaalselt rünnatud. Politsei reageeris keskkoolis tulirelvaohtu puudutavale uurimisele, kuid uuris ka kooli juures töötavalt politseinikult seksuaalse rünnaku süüdistuste kohta. Minu lühikese vestluse ajal kooli juures töötava politseinikuga oli ilmne, et tal ei olnud olulisi üksikasju ühegi käimasoleva või lõpetatud seksuaalse rünnaku uurimise kohta. Politseinik teavitas mind, et kuigi ta teadis, et mõned poiste korvpallimeeskonna õpilased olid hiljuti käitumise tõttu distsiplineeritud, ei olnud ta teadlik ühestki konkreetsest kuritegelikust teost, mida oleks väidetavalt toime pandud. Kuna ma ei olnud tuttav kooli juures töötava politseiniku ega kooli distsipliiniprotsessiga, palusin ma kooli juures töötaval politseinikul selgitada, kuidas see tavaliselt koolis toimib. Politseinik kinnitas, et tavaliselt viib kool enamiku uurimistest läbi sisemiselt ning teavitab õiguskaitseorganeid ainult siis, kui kooli juhtkond peab seda vajalikuks või kui neil on vaja täiendavaid ressursse. Nüüd liigume ajas veidi edasi, aga nüüd on 10. veebruar. Ja politseijaoskonda jõuab ametlik raport, mis puudutab seksuaalrünnaku süüdistusi keskkoolis. Politseinikud vaatasid läbi ühe ohvri poolt esitatud digitaalsed tõendid, sealhulgas juuniorvõistkonna grupivestluse, kus aktiivselt arutati ja jagati fotosid seksuaalse rünnakuga seotud juhtumitest, kui need sotsiaalmeedias laialdaselt avalikuks said. See on lisaks forensilistele intervjuudele tsitaat. Hiljem vaatasin ma 2 ohvritega seotud forensilise intervjuu videot. Mõlemas videos nõustusid mõlemad ohvrid olema ausad ja siirad. Mõlemad mainisid käitumist, mis tundus olevat ründav, seksuaalne ja kriminaalne. Lisaks kirjeldasid sündmuste kirjeldused näitasid selgelt käitumist, millest oleks tulnud kohustuslikus korras õiguskaitseorganeid teavitada. Nüüd hakkab politsei kulme kergitama, mitte ainult väidetavalt neid seksuaalseid rünnakuid toime pannud õpilaste suhtes, vaid ka kooli suhtes, arvestades nii ränki süüdistusi nagu kirjeldatud. Mis takistas kooli õiguskaitseorganeid kaasamast? Olenemata sellest on nad nüüd täielikult selle uurimisega seotud ja viivad kooli territooriumil läbiotsimise. Sealhulgas uurivad kooli juhtkonna omavahelist suhtlust. Politseinikud hoidsid silma peal ka õppeala juhatajal, kelle nimi oli Paul Beckel, kes näis olevat seda sisejuurdlust juhtinud. 13. veebruaril läksid politseinikud tema koju, kuna ta juhtus eelmisel päeval koolist puuduma, samal päeval kui koolis läbiotsimine toimus. Saabusime tema koju märgistamata politseimaasturiga ja kandsime tavalisi riideid. Koputasime tema kodu välisuksele ja tema naine tuli meid tervitama. Küsisime, kas Paul on kodus ja ta selgitas, et Paul oli läinud Longviewsse kohtuma ülemjuhataja Karen Cloningeri ja abilisega.
Küsisime, kas Paul on saadaval ja ta selgitas, et ta oli läinud Longviewsse kohtuma ülemjuhataja Karen Cloningeri ja direktor Erin Whitewrightiga. Seejärel helistas ta talle ja ütles, et me oleme kohal ning soovime temaga rääkida. Ta selgitas, et on praegu Catlameti Washingtoni lähedal ja suundub varsti tagasi Longviewsse. Politsei kohtus seejärel asejuhataja Becklega lähedal asuvas kohvikus, et temaga rääkida. Ja siin läheb asi kindlasti huvitavaks. Politsei palub tal rääkida oma uurimisest. Alguses pisendab ta seda, mida õpilastest ohvrid talle olid rääkinud. Aga siis palun näidake talle tema enda märkmeid Biofreeze'i juhtumi kohta. Tsitaat. Paul kommenteeris, et see oli vaid üks lause 26 leheküljest. Seejärel muutus Paul kaitsvaks ja viis vestluse mujale. Ta tegi märkusi, mis viitasid sellele, et meil oli rohkem teavet, kui talle oli antud, tuginedes sellele, et olime koolis läbi viinud läbiotsimise. Hoolimata sellest näitasid tema üksikasjalikud märkmed, et ohver oli talle öelnud, et tema tagumikule oli pihustatud Biofreeze'i. Paul selgitas edasi, et tema tööprotsess oli uurida nii põhjalikult kui võimalik ja seejärel edastada teave teistele, et saada juhiseid, mida edasi teha. Aga Paul ei öelnud, kellelt ta nende juhiste saamiseks nõu küsis. Siiski oli politseil tõendeid selle kohta, et õppeala juhataja konsulteeris teiste juhtkonna liikmetega. Viitasime Pauli märkmetele, kus ta oli kirjutanud kohtumisest Erik Rikiga. Jevgeni Parrish, Longview koolipiirkonna kommunikatsiooni ja tegevuse tegevdirektor ning direktor Erin Whitwright isiklikult ja Karen Cloningeriga telefoni teel 4. veebruaril. Tema märkmetes oli selgitatud, et ta varutasid kohustuslikku raporteerimist ning talle teatati, et tol hetkel polnud neil kohustust sellest teatada. Tema märkmetes oli samuti juttu võimalusest saata mingi teavituskiri MMHS-ile ja Longview koolipiirkonnale ning kuidas talle öeldi taas ei. Aseju Hataja väidetavalt selgitas edasi, et kooliressursside ohvitseri arvates polnud selles juhtumis piisavalt tõendeid kriminaalsüüdistuste esitamiseks. Siiski tuli välja, et ta väidetavalt ei avanud kõiki oma uurimise üksikasju kooliressursside ohvitseriga, sealhulgas Biofreeze'i juhtumit. Seejärel läksid ohvitserid ja küsitlesid koolidirektorit Erin Whitwright. Detektiiv Hartley küsis Erinilt, milline oli tema osalus MMHS-i uurimises, mis puudutas poiste korvpallimeeskonda. Ta selgitas, et talle anti olukorrast teada umbes 28. või 29. jaanuaril. Ta selgitas, et ta ei olnud otseselt ühegi asjaosalise õpilasega vestelnud, kuid oli viibinud mõnel vestlusel ning tal oli kogu uurimise vältel juurdepääs Pauli märkmetele. Ta selgitas ka, et kõigest, mis esile kerkis, oli ta ühenduses meie piirkonna kontoriga, doktor Cloningeriga ja või Andy Schunoveriga, kes on piirkonna õpilaste teenuste tegevdirektor. Nüüd hakkab välja tulema, et ülemjuhataja Karen Cloninger oli väidetavalt juhtumist teadlik ja suhtles selle teemal juba jaanuari lõpust alates ning direktor sai teada uutest asjaoludest. Ma küsisin Erinilt, millal ja kas üldse ta oli SRO-ga rääkinud. Ta selgitas, et oli kohtunud Andy ja Karen Cloningeriga seoses CPS-i raportiga. Ta selgitas, et Karen ütles talle, et kavatseb konsulteerida advokaadiga. Advokaat ütles Karenile, et nad peaksid konsulteerima SRO-ga. Ta uskus, et see oli kas hiljem samal päeval või järgmisel päeval, kui tema ja Andy kohtusid SRO-ga ja arutasid juhtumit. Ta selgitas, et nad jagasid SRO-ga infot tsitaadi kohta tagumikud nägudes ja suguelundid üle nägude. Ning neile öeldi, et see ei ole kuritegu, kui just tsitaadi vanemad ei soovi seda edasi uurida. Ma täpsustasin Aaroniga ja küsisin, millist detaili oli täpselt SRO-ga jagatud. Aaron taganes siis oma sõnadest ja selgitas, et nad olid SRO-le rääkinud tagumikest nägudes ja ringi tantsimisest, kuid ei suutnud meenutada, mida veel oli jagatud. Ma küsisin, kas SRO-le oli antud konkreetseid üksikasju selle kohta, millised õpilased olid seotud või kas tal oli antud juurdepääs Pauluse märkmetele ja ta vastas eitavalt. Kui küsiti, kas SRO-le oli antud piisavalt teavet, et teha teadlik otsus olukorra kohta, ütles Aaron alguses, et tema arvates oli SRO-le piisavalt infot antud. Seejärel küsisin, miks kooli uurimise konkreetseid üksikasju ei olnud SRO-le edastatud. Aaron ütles, ma ei tea. Ma selgitasin. Mida? Pauli märkmetes olevad üksikasjad, millele Aaronil oli algusest peale juurdepääs, näisid olevat piisavad, et potentsiaalselt viidata kriminaalsetele seksuaalsetele ja füüsilistele rünnakutele. Kuid SRO-le edastatud üksikasjad olid näiliselt väga ebamäärased ja olulise kontekstita, mis oleks võinud SRO soovitust olukorra lahendamiseks oluliselt muuta. Ma küsisin, kas see on täpne ja Aaron kinnitas, et on.
Nüüd on oluline märkida, et 19. veebruaril ütles politsei, et neil oli piisavalt alust 2 korvpallimängijast õpilase vahistamiseks süüdistatuna teise astme vägistamises, ebaseaduslikus kinnipidamises seksuaalse motiiviga, sündsusetutes tegudes ja sündsusetus paljastamises. Nii et nüüd näib, et kooli juhtkond varjas väidetavalt võimalikku kriminaalset tegevust koolipolitseiniku eest. ja me saame ka aimu sellest, kuidas ülemjuhataja Karen Cloninger oli samuti väidetavalt selle plaaniga nõus. Nii et praegusel hetkel uurib politsei ülemjuhatajat lähemalt ja püüab välja selgitada, kus ta kooli juhtkonnaga selle uurimise kohta suhtles. Seega viis politsei läbi tema seadmete läbiotsimise. Ja siin on see, mida politsei väidetavalt leidis. Tsitaat. Umbes 20 veebruari paiku alustasin Karen Cloningeri mobiiltelefonidega seotud andmete ülevaatamist, sealhulgas seadmete endi vaatamist. Celebrite'i väljavõtteid üle vaadates sattusin paljudele vestlussõnumitele, mis näitasid, et need olid taastatud kustutatute hulgast. Hiljem kinnitasin seda telefoni käsitsi otsides, sealhulgas kontrollides mõlemast seadmest hulgaliselt kustutatud sõnumeid. Lisaks taastasin palju kustutatud sõnumeid ja kinnitasin, et paljud neist olid samad nagu Celebrite'i väljavõttes teatatud. Mõlema seadme otsimise ajal tegin mitu fotot ning koostasin 2 Celebrite'i aruannet, mis puudutasid e-kirju ja vestlusi. Tuleb märkida, et Karen Cloningeri seadmete otsimise ajal olid nähtavad olulised sõnumid ja e-kirjad, mis kinnitasid seda. Neid seadmeid koos teiste administraatorite seadmetega kasutati suhtlemiseks mitte ainult Longview avaliku koolipiirkonna tööasjus, vaid ka selle juhtumiga seotud süüdistuste uurimiseks ja käsitlemiseks. Politsei andmetel näitas Cloningeri sülearvutiga muudetud faile pealkirjaga sündmuste kokkuvõte ning tekstivahetusi kustutatud e-kirja kohta, mis puudutas uurimist. Lisaks, tuginedes minu väljaõppele ja kogemustele, hõlmavad avalikud dokumendid kõiki valitsuse tööga seotud dokumente, fotosid, e-kirju või tekstisõnumeid, olenemata nende füüsilisest vormist. Ülalt toodud teabe põhjal näib, et Karen Cloninger tegeleb Longview koolipiirkonna asjadega, mis on seotud tema seadmetes olevate sõnumite ja e-kirjadega ning tõenäoliselt kustutab avalikku teavet. Nüüd panevad politseinikud kokku oma puslet, miks nad väidetavalt algusest peale asjasse ei olnud kaasatud. Ja päeva lõpuks oli Karen Cloninger see naine, kes väidetavalt tegi uurimises lõpliku otsuse. Nüüd liigume kiiresti edasi 21. mai juurde, mil politsei suundub Longview koolipiirkonna peakorterisse ja arreteerib koolipiirkonna juhi. Kuidas läheb? Oota korra. Mees. Pane oma telefon lauale, ma pööran ümber ja tulen kohe tagasi. Sina ja mina viime ta lihtsalt välja. See on okei. Kas ma võin küsida, milles mind süüdistatakse? Jah, ma ütlen sulle siin Chris Valnut. Ma saan sellega hakkama, ainult üks hetk. Sul tekib selleks võimalus. Sest mul ei ole seda numbrit peas ja ma vajan oma telefoni, et helistada. Ma ei öelnud, et ma võtan su telefoni ära. Kas sa arvad, et ma hakkan vastu ja ei suuda sellest kontorist ilma käeraudadeta välja kõndida? Meil on nüüd protseduurid. Ma ei usu, et sa käskisid seda kuulata. Ja ütlesid, et olid. Olgu, astu nüüd siia vasakule ja ma toon dokumendi siia ning loeme sulle täpsed süüdistused ette. Sind arreteeritakse täna mõjutamise eest. Vabandust. Tunnistaja mõjutamine, teatamata jätmine ja õiguskaitseametniku takistamine. Nii et minu partner saadab teid välja ja me teeme selle asja ära. Me hakkame seda tegema. Selle kiiresti ära. Ma ei pruugi oma telefoni kaasa võtta, et saaksin oma advokaadile helistada. Teie telefon võib teiega kaasa minna. Need on teie asjad. Jaa. Kumba sa tahad? Töötada? Ma lihtsalt pean olema. Töötan isiklikult. Jaa. Isiklikult minna. Goes. Sinuga. Olgu. Oled valmis? Võta rahakott, käekott, midagi sellist. Isiklik asi. Mul on kontoris käekott. Jah.
Kas ma tohin selle kaasa võtta? Me saame selle võtta. Jaa. Kas Andrew, kas sa võiksid mitte mind läbi kogu töökoha saatmise ajal ropendada? Kas ma saan paluda Andrew'l mu käekott ära tuua ja selle mulle tuua? Ning kas me saame tagauksest välja minna? See on kõik. Aitäh. Olgu, me ootame. Hei. Kas saaksid paluda Medinal selle ukse juurde sõita? Me lihtsalt läheme sellest uksest välja. Kas see on parem? Kui me läheme sellest uksest välja... Jah, ma hindaksin seda väga. Aitäh. Kas saaksid palun minna ja ta tuua? Ei, ma ei usu, et ma tegelikult... Ma lihtsalt mõtlen. Ma ei arva, et ta peaks praegu siin olema. Käigut, aitäh! Sul on see võime. Kas ta on selle pool? Jah, ta vahi all. Igatsus tee kõigi järelevalveks vahi all. Tõmbame ta sellele poole. Sa olid tõesti murtud. Me saame sealt välja kõndida. Olgu, Karen. Olgu. Aitäh! Cloninger viiakse tagauksest välja, kui nad suunduvad politseiauto poole. Olgu. Kas sul on midagi kaasas, millest ma peaksin teadlik olema? Ei. Ma mõtlen, see puudutab ainult mind. Ei, mitte midagi. Minu siis Taspits. Me peame su siiski läbi otsima. See on salvestatud. Okei. Ja täna oleme siin kahekesi, me saame hakkama. See on auditeerimiseks salvestatud. Okei. Ma kannan lihtsalt neid pükse. Nagu mul pole muid aluspükse. Nagu sul pole all mingit taskuideks. Okei. Ma vahetan selle ära. Ma ei sunni sind. Istu, kas saad liikuda? Aga Nessikato vist siin sees. Kerawat. On liiga suured, need on kitsad. Kas see on... Natuke ska veel kitsas. Ikka? Olgu, las ma kinnitan su kinni ja vaatan üle. Hästi, ma oleks pidanud seda tegema. Hästi, pööra nüüd ja vaata sinna poole. Lihtsalt pööra oma keha, et ma saaksin su käeraudu vaadata saaksin. Ma tean, et see on natuke ebamugav. Okei, kumb siis? Ma mõtlen, kas need on su käevõrud? Kas see on see või teine? Okei, ma arvan, et mul saab kõik korda. Nii et ma saan sinna 2 sõrme vahele panna. Ma saan aru, et need pole kõige mugavamad asjad, eriti selle istmega. Aga, mis puudutab telefonikõnet su advokaadile, siis vangla peaks lubama sul oma telefonist selle numbri võtta, kui sul seda vaja on. Okei. Ja siis saad selle kõne teha. Okei. Kas sul on kõik korras? Mul on kõik korras, okei. Ma olen taga. Cloninger tegi oma esimese kohtuesinemise 28. mail, kuna talle on esitatud süüdistused tunnistaja mõjutamises, teatamata jätmises ja õiguskaitseametniku takistamises. Talle määrati $5000 kautsjon, mille ta hiljem tasus. Tema ametlik kohtuistung on kavandatud 10. juunile. Samal ajal ütleb Longview politseiosakond, et nad ei ole süüdistustega veel lõpetanud. Nad ootavad süüdistuste esitamist Andrew Schoonoveri vastu, kes on piirkonna õpilaste teenuste tegevdirektor. Nende süüdistuste hulka kuuluvad teatamata jätmine ning vale või eksitava avalduse tegemine avalikule teenistujale. 28. mail andis Longview koolipiirkonna kohusetäitjast superintendent välja järgmise avalduse. Tsitaat. Me teame, see juhtum on põhjustanud sügavat muret, valu ja küsimusi õpilastele, peredele, töötajatele ning kogu Longview kogukonnale. Õpilaste turvalisus, hool ja heaolu peavad olema iga meie otsuse keskmes, nii praegu kui ka edaspidi. Ühiselt lasub meil ka vastutus tagada, et seda juhtumit vaadeldakse hoolikalt, õiglaselt ja erapooletult. Teie kohusetäitjast juhina kinnitan, et minu ja meie koolipiirkonna pühendumus on selge. Mõista väidetava õpilaste ja töötajate väärkäitumisega seotud fakte, teha koostööd uurimistega, järgida seadust ning lõpuks
tuleks rakendada asjakohaseid vastutusmeetmeid. Ma mõistan, et usaldus teenitakse välja järjepidevusega ja vastutus eeldab tegutsemist. Tänane tegevus kinnitab veel kord meie koolipiirkonna pühendumust nii usaldusele kui ka vastutusele ning meie soovi koguda fakte. Avalduses öeldi ka, et 5 töötajat on ajutiselt töölt kõrvaldatud ning lisaks käimasolevale politsei uurimisele on nad palganud ka oma välise uurija. Sellega on Law and Crime'i poolt esitatud On the Case läbi. Jälgige meid YouTube'is ja Spotify's ning nüüd oleme ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.